tere kõigile, kuulate vormelipäevikut. Möödus Barcelona-Kataloonia GP, kus võib öelda, et tehti jälle ajalugu. Seal toimus asju, mida pole vormel 1 nähtud üle 50 aasta. Seega räägime nendest lähemalt. Mina olen endiselt Oskar ning täna saates väike uudistering, mis puudutavad nii Monaco GP-d kui ka ülejäämist aastat. Tagasivaade möödunud Barcelona-Kataloonia Grand Prix'le ning nagu ikka eelvaade tulevasele Austria GP-le. Alustame siis uudistega ning nagu juba mainisin, võtame esiteks käsile möödunud Monaco GP. Nimelt siis seal sõidus oli selline huvitav lugu, et anti väga palju karistusi välja boksiteel kihutamise eest, sealhulgas siis Pierre Gasly'le 2x5 sekundit, ehk siis kokku 10 sekundit, mille tulemusena ta kukkus 3.–7. Alpine aga siis palus FIA-l olukorda uuesti üle vaadata, sest see on kahtlane, et nii paljud jäid vahele sellega. Ja siis selguski, et oli tehtud mõõtmisel üks viga. Nimelt siis, nagu ma eelmises saates juba rääkisin ka, et seal ei mõõdeta kiiruskaameraga nende autode kiirusboksiteel, vaid mõõdetakse, kui kaua kulub autol ühest punkti teise liikumiseks nii-öelda. Ja siis, nii palju kui ma asjast aru saan, siis selgus, et see arvestatud vahemaa oli 77 sentimeetrit pikem, kui see tegelikult on. Et selline väike vahe küll, jah, aga see ikkagi viiski need sõitjad selle, mis on 0,1 kilomeetrit tunnis üle piiri nii-öelda, mis viiski nende karistuseni. Ehk jah, see vahemaa arvestati liiga pikaks ning siis jah, selguski, et Pierre Gasly tegelikult ei olnud selles olukorras süüdi. Lisaks oli siis Alpine'i tiimil ka tõestus, et Gasly ei ületanud kordagi seal boksiteel seda kiirust. Aga siis lõpuks otsustati Gasly need penaltid tühistada, mis tähendab seda, et Gasly on taas kord 3. kohal Monacos. See aga siis omakorda tähendab seda, et Hadjar enam ei ole poodiumil, tema on nüüd 4., Piastri on 5., Lawson 6. ja Limplats 7. Nüüd selles mõttes lõpp ja kõik hea, eks ole, aga tegelikult mitte, sest mis saab nendest teistest, kes kiirust ületasid. Eriti on see küsimus George Russelli puhul, sest tema üldse kukkuski punktidest välja seepärast, et temal oli selline olukord, et tema sai nagu esialgu 5 sekundit karistada, aga siis tema nagu ka kõik ülejäänud väljatud Gasly üritasid seda siis boksis ära kanda. Temal ainsanaga siis kahjuks see ebaõnnestus, mistõttu anti talle hiljem boksist läbisõidukaristus, mistõttu ta langeski punktidest välja. Et siis Gasly puhul oli lihtne, et jah, lihtsalt võtad 10 sekundit ajast vähemaks, eks ole, aga teised olid nagu juba selle karistuse ära kandnud, eks ole, ja siis ongi hästi palju raskem seda arvestada nii-öelda, et kui ta poleks seda karistust saanud, siis kus ta tegelikkuses oleks. Ning Mercedes jah, nagu üritabki nüüd leida viise, et nagu seda Russelli positsiooni parandada seal sõidus, sest ikkagi selgus, et tõenäoliselt ei olnud see tema viga, vaid see ja lihtsalt need penaltid nagu penaltitega kaasnes nagu see halb õnn jah, ja siis nad langeski punktidest välja, aga tema puhul ongi hästi raske arvestada, et kus ta olekski olnud ilma nende penaltiteta. Et see suur küsimus tekib siis. Jep. Aga lähme siis järgmise uudise juurde ning see on siis nõnda nimetatud ADUO tulemused. Mis see ADUO on?
see on siis seoses mootoritega selline asi, inglise keeles on see lühend Additional Development and Upgrade Opportunities. Otsetõlkes siis lisaarendus- ja uuendusvõimalused. Et see on siis seoses nende vormel 1 autode mootoritega ning see süsteem seisneb selles, et kui sa oled sellest nii-öelda parimast mootorist teatud koguses maas nii-öelda, et nagu teatud koguses kehvem nii-öelda, siis sa saad nagu rohkem nii-öelda võimalusi selle mootori arendamiseks ning nende uuenduste tegemiseks. Et jah, et see on sel aastal olnud selline üpris suur teema ning nojah, see esialgsed tulemused nii-öelda on teatud määral nagu välja tulnud, et seda ei ole nagu ametlikult avalikustatud, aga jutud on, et Red Bullil selgus, et olevat parim mootor ja Mercedes nagu selle süsteemi järgi saaks nagu toetust, et oma mootorit parandada. Red Bull siis pidas neid tulemusi väga kahtlaseks, mistõttu palus jällegi FIA-l need tulemused uuesti üle kontrollida, et nagu enne, kui nad selle lõplikult avalikustavad. Jep. Aga samas tasub ka ühte asja mainida selle juures, et see ADO süsteem kehtib ainult sisepõlemismootori osas, et see ei arvesta seda elektrimootorit, et seega, noh, võib-olla ongi võimalik, et see Red Bullil ongi tegelikult see parim mootor, aga lihtsalt see elektrimootori pool on Mercedesil lihtsalt nii palju tugevam või midagi sellist. Aga jah, nagu need lõplikud tulemused ei ole väljas, sest Red Bull tahaks, et neid kontrollitakse üle. Aga üks asi, mis on küll selgunud, on see, et 2027. ja 2028. aastaks tehakse mootorite ja regulatsioonides muudatusi. Nimelt siis üldpildis siis, kuidas öelda siis, tasakaal nihkub rohkem sisepõlemismootorite poole, et jällegi hakkavad mootorid rohkem toetuma sisepõlemismootoritele kui elektrimootoritele. Et mida siis ma öelda tahan? Praegu on sedasi, et sisepõlemismootor pakub 400 kilovatti võimsust umbes ja siis see elektrimootor või õigemini see MGUK, nagu inglise keeles öeldakse, pakub 350 kilovatti, ehk siis see jõudude suhe on, et 53% võimsusest pakub sisepõlemismootor, 47% elektrimootor. Järgmiseks aastaks tahetakse seda sisepõlemismootori võimsust suurendada 20 kilovatti võrra, aga elektrimootori võimsust vähendada 50 kilovatti võrra, ehk siis see tasakaal oleks 58-42. Kusjuures see aga siis tähendab seda, et järgmisel aastal on vormel 1 mootorid vähem võimsad kui sel aastal. Aga ja siis 28. aastaks suureneb sisepõlemismootorite võimsus 450 kilovatile ehk 50 kilovatti rohkem kui praegu, aga siis elektrimootorite võimsus püsib 300 peal nii-öelda. Ehk siis lõpuks tuleb see tasakaal 60-40, mis ongi see eesmärk neil ja. Ja siis mõned väiksemad asjad siin on see, et see võimsus, kasutades seda nõnda nimetatud möödasõidurežiimi, see on siis see, et kui sa oled eesolevast autost vähem kui sekundi tagapool, siis sa saad nagu rohkem elektrienergiat kasutada ja sa saad nagu rohkem võimsust kasutada. Et see tase jääb endiselt 350 kilovatile. Aga samas järgmiste aastatega suureneb siis see justkui mootori see võimsus aku laadimisel nii-öelda. Praegu on see 350 kilovatti, järgmisel aastal 375 ja ülejärgmisel 400. Mida see siis tähendab, on see, et pidurdamisel justkui see mootor suudab nagu kiiremini seda akut täis laadida, mis siis peaks vähendama seda hooaja algul esinenud superklipingu nähtust, ehk sõitjad saavadki rohkem nii-öelda päriselt auto piiril olla nii-öelda. Et aga jah, üldpildis siis
toetutakse rohkem sisepõlemismootoritele nagu järgnevate aastatega ja siis elektrimootori tähtsus väheneb. Ning siis ka üks selline väiksem uudis võib-olla on see, et Vormel 1 pikendas oma lepingut rehvitootja Pirelliga. Pirelli siis jääb selle Vormel 1 ainsaks rehvitootjaks vähemalt aastani 2028. See on siis, see Itaalia firma on siis Vormel 1 ainus rehvitootja olnud juba aastast 2011, nagu praegu vähemalt nii-öelda. Minu meelest varasematel aastatel on see osalenud ka Vormel 1, aga siis tollel ajal olidki hästi palju erinevaid rehvitootjaid. Seega vähemalt ülejärgmise aasta lõpuni näeme veel Pirelli rehve nende autode all. Nüüd oleme uudiste ringiga lõpuni jõudnud ning teeme siis väikse tagasivaate möödunud etapi sündmustele. Enne sõitu siis avalikustati, et mis tiimid tõid uuendusi ja tegelikult palju uuendusi üldiselt ei toodudki. Et Red Bull ja Cadillac tõid 2 uuendust, Mercedes, McLaren, Racing Bulls, Haas ja Williams tõid 1 uuenduse, aga Ferrari oli selles mõttes ikkagi erand, nemad tõid 8 uuendust. Jep, ülejäänud tõid kas 0, 1 või 2 uuendust ja siis oli Ferrari lihtsalt 8 uuendusega. Jep, ja kus siis ka Charles Leclerc minu teada siis vahetas selleks etapiks oma piduritootja nii-öelda. Et eelmisel nädalavahetusel Monacos siis tal oli selline olukord, et sõitis suht hilja seal sõidus seina ja siis süüdistas selles oma pidureid. Tema piduritootja Brembo oli selle peale üsnagi üllatunud ning selleks etapiks otsustati Leclerc'i autole panna need samad pidurid, mis on Hamiltoni omal ehk sellise firma nagu Carbon Industria omad. Reedesel esimesel vabateeningul võis näha hästi teistsugust sõitjate rivi. Põhiseks oli siis see, et 7 tiimi panid noored sõitjad oma autode rooli. Lugu on siis selline, et igas tiimis peavad mõlemas autos vähemalt 2 vabateeningul hooaja jooksul sõitma siis need noored sõitjad või õigemini algajad, kes siis regulatsioonide sõnul ei ole Vormel 1 sarjas teinud rohkem kui 2 etappi. Nendeks siis olid, ma võtan nüüd vabateeningute aegade järjestuses nii-öelda. 5. koha saavutas Leonardo Fornaroli. Tema siis sõitis Norrise kohal McLarenis. Tema sai eelmisel aastal Vormel 2 tiitli ning on sellest ajast saati McLareni reservsõitja. 6. kohal oli meie eestlane Paul Aron, kes sõitis Nico Hülkenbergi kohal Audis. Audi kohta väga hea vabateening tegelikult. Üks huvitav fakt eestlaste kohta vormelas siis ka oli see, et 4 aastat tagasi sõitis ka seal Barcelona ringrajal Jüri Vips Red Bulli roolis vabateeningul. Edasi siis 8. koha saavutas Dino Beganovic. Tema sõitis Hamiltoni Ferrari roolis ning on ka selle Ferrari sõitjate akadeemia liige ning on praegu Vormel 2 sarjas. 14. koht kuulus Ayumu Iwasale, kes oli Isaac Hadjari Red Bulli autos. Tema on siis selles tiimis testi- ja reservsõitja ning eelmisel aastal saavutas Jaapanis superformula sarja tiitli. 15. koht Frederic Vesti, kes sõitis Antonelli kohal ning on Mercedese reservsõitja. 21. koht kuulus Colton Hertale, tema siis on Cadillac'i testisõitja ning oli Perezi kohal tollel vabateeningul. Samuti pidi osalema ka Luke Browning Williamsi reservsõitjana Alex Alboni roolis, aga tema autol oli siis probleeme elektrisüsteemiga, mistõttu ei saanud õieti garaažist väljagi. Probleem oli ka tema Williamsi tiimikaaslased Carlos Sainzil, kes siis vabateeningu algul ei saanudki boksi teed minema, aga tema autol siis
erinevalt Browningust parandati probleem ära 5 minutiga. Seega jah, aga esimese vabateeningu kiirem mees muidu oli siis George Russell Mercedese roolis, teine oli Piastri ja kolmas oli Leclerc. Teise vabateeningu oli seevastu kiirem mees Lando Norris McLareniga, kelle autos siis varem sõitis Fornaroli. Probleeme tekkis vahepeal Liam Lawsonil, kes vahepeal boksi teed väljudes oli peatunud, sest tema autol oli mingi tehniline rike tekkinud. See siis kutsus välja vahepeal virtuaalse turvaauto, aga õnneks mitte punase lipu. Probleeme oli ka Valtteri Bottasel, kes siis pidi vabateeningut hiljem alustama, sest tema autolt tuvastati probleem ning tema tiimikaaslane Sergio Perez sai vahepeal hoiatuse, sest ta peaaegu põhjustas Isaac Hadjariga kokkupõrke. Kolmanda vabateeningul oli kiirem mees jällegi George Russell ning probleeme oli jällegi Valtteri Bottasel. Seekord tema siis läks, kas see on äkki 10. kurv? Nojah, see pikk vasakkurv seal viimases sektoris. Igatahes ta läks seal rajalt maha kruusa peale ning ei saanud sealt välja, mistõttu pandi välja punane lipp ehk sessioon peatati. Bottas siis raporteeris, et tal pidurid väga ei töötanud, või piduripedaal tähendab. Jep, aga siis kui teha vabateeningute aegade põhjal mingi selline jõudude vahekord või tiimide järjestus, siis ütleks, et seal esimese koha nimel on üsna võrdne McLareni ja Mercedese vahel. Et noh, kuigi Norris tegi siis McLareni roolis nagu vabateeningute kiireim aja, siis ma ikkagi paneks Mercedese esimeseks, sest nemad olidki ikkagi esimesel ja kolmandal vabateeningul kiireimad. Neist ütleme, et 0,3–0,4 sekundit taha paneks Ferrari, siis omakorda natukene maata Red Bulli ning seejärel siis ühele pulgale paneks Racing Bullsi ja Audi, sellise nii-öelda kiirused 5. ja 6. kohale. 7., 8., 9. kohale ma paneksin ühte punti Haasi, Williamsi ja Alpini. Nemad siis olid umbes 1,5 sekundit kiirematest tiimidest aegsemad. Siis omal tasemel oli Cadillac 10. kohal ning neist omakorda nii-öelda veel madalamal tasemel oli Aston Martin. Aga noh, mis need ikka oodata, ausalt öeldes. Laupäeval lisaks kolmandale vabateeningule toimus ka kvalifikatsioon, mis siis määras pühapäevase sõidu stardi järjekorra. Esimeses voorus siis oli kiirem mees Lewis Hamilton, langesid välja 17. kohal Ocon, 18. kohal Alex Albon ning seejärel siis nagu ikka Cadillaci mehed Perez Bottas ning Aston Martini mehed Lance Stroll ja Fernando Alonso. Nüüd võib-olla panite midagi huvitavat tähele siin. Lance Stroll oli Fernando Alonsost eespool. See juhtus nüüd esimest korda 40 põhisõidu kvalifikatsiooni jooksul, et viimati edastas Lance Stroll Fernando Alonsot siis põhisõidu kvalifikatsioonis 2024. aasta Briti GP-l, ehk no selline peaaegu 2 aastat tagasi. Ehk siis jah, Alonso kahjuks jäi kvalifikatsioonis viimaseks oma koduetapil. Teises voorus langesid siis välja 11. kohal Arvid Lindblad, 12. Portoletto, seejärel Alpini mehed Colapinto ja Gasly ning Oli Beerman ja 16. kohal Carlos Sainz. See siis tähendab, et kolmandasse vooru pääsesid mõlemad Mercedesed, Ferrarid, McLarenid ja Red Bullid ning lisaks Racing Bullsi mees Liam Lawson ja lõpuks ameti Nico Hülkenberg. Enam ei pidanud ta leppima 11. või 13. kohaga, vaid ta sai lõpuks kolmandasse vooru edasi, esimest korda sel aastal. Kolmas voor ei läinud hästi Charles Leclerc'il, tema siis pani vahepeal seina ning seetõttu tuli punane lipp välja.
Mis tal juhtus, oli see, et neljas, ta neljandas kurvis pani matsu. See on selline kurv, selline parem kurv, kus alguses on selline järsem ja siis hiljem läheb justkui natukene laugemaks ning kurv läheb samuti natukene ülesmäge. Ja seal ongi hästi oluline selle gaasiga nagu mängida, et spinni mitte panna, aga samas ikkagi maksimaalselt välja kiirendada, eks ole. Nüüd, mis Leclerc'il juhtus tõenäoliselt oli see, et gaasi oli liiga palju, mistõttu siis auto läks ülejuhitavaks ehk taguosa hakkas libisema. Leclerc üritas siis seda nagu korrigeerida nii-öelda, pöörates vastu, nagu ikka teed, kui su auto libisema läheb. Nüüd aga siis ta üle korrigeeris nii-öelda, mis tähendas seda, et üritades kontrolli taastada, siis ta hakkas nagu teisele poole veel rohkem keerama nii-öelda ja siis seal lihtsalt suunduski seina poole ning seal tema kvalifikatsioon lõppes. See oli siis esimeste ringide jooksul ning Leclerc polnudki aega kirja saanud, siis seega see tähendaski, et ta pidi 10. kohalt alustama. Peale punast lippu sai kvalifikatsioon sujuvalt edasi kulgeda ning esikoha saavutas George Russell. Tema siis oli ka esimesel ja 3. vabateeningu kiirem mees. Teise kohal üllatava kombel oli Lewis Hamilton, kõigest 0,06 sekundit taga. Et see oli jah, minu jaoks üllatus, arvestades seda, et Ferrari'd ikkagi tundusid natuke maas olevat sellest tipust nii-öelda, vabateeningute aegade põhjal vähemalt. Seejärel tuli Antonelli 3. kohal, tema oli siis 0,3 sekundit aegsem oma tiimikaaslasest. Lando Norris jäi Antonellile kõigest 3000 sekundiga taha. Tema alustas 4. 5. 6. kohal olid Red Bulli mehed Max Verstappen ja Isaac Hadjar. 7. kohal Oscar Piastri. Tema kusjuures oli vähem kui 10 sekundi võrra aegsem 3. kohast. Seejärel tulid 8. kohal Liam Lawson, 9. kohal Nico Hülkenberg ning 10. kohal Charles Leclerc, kes viimases voorus aega ei saanudki kirja. Selle päikeselise Barcelona nädalavahetusel ei sõitnud ainult vormel 1, sõitsid ka vormel 2 ja vormel 3, seega teeme nende nädalavahetustest väikse ülevaate, alustades siis vormel 3-ga. Kvalifikatsioonis jälle võitis Théophile Nael. Tema on siis 3 kvalifikatsioonis sel aastal 3 tükki võitnud. Viimati suutis keegi 3 kvalifikatsiooni järjest võita vormel 3 sarjas aastal 2020. Seda suutis teha siis Ameerika võidusõitja, kes hiljem ka vormel 1 sattus, Logan Sargent. See sarja meistrivõistluste liider Ugo Ugochukwu sai kvalifikatsioonis 2. koha. Sprindisõidus võitis Austraalia mees James Wharton. Tema siis eelmisel aastal sai samuti 1 sprindisõiduvõidu, seega see on tema karjääri 2. Teise kohal lõpetas Freddie Slater, kes oli sõitjate arvestuses, kui mu mälu mind ei peta, 2. kohal. Samal ajal pani sarja liider Ugo Ugochukwu spinni ning seetõttu oli sunnitud katkestama. See tähendas seda, et Ugochukwu ja Slater olid punktiarvestuses viigis peale sprindisõitu, aga ees oli endiselt siis põhisõit, kus siis saab rohkem punkte, jagatakse punkte nagu samamoodi nagu vormel 1 sarjas, aga lihtsalt erinevus on selles, et punkte saab ka kiireima ringi eest ning kvalifikatsioonivõidu eest. Seal oli võitlus üsnagi tihe, et raske oli kellegi eest ära põgeneda, sest jah, kogu aeg oli nii-öelda keegi sabas nii-öelda, et selles mõttes oli tihe võitlus. Et no seal ongi see konkurents tihedam, et kõik autod on võrdsed, eks ole, erinevad vormel 1-st. Ent aga endiselt võitis Théophile Nael, tema siis viis oma auto kvalifikatsioonivõidust sõiduvõiduni. Minu meelest ta oli liider igal ringil ka. Teisena lõpetas Hiyu Yamakoshi,
kes Monacos tuli sprindisõidus esimesena üle finišijoone, aga sai hiljem disklahvi. Et selles mõttes väike tagasitulek tema jaoks nii-öelda. Ja kolmandana lõpetas Ugo Tšukwu, kes siis hoiab sõitjate arvestuses liidi positsiooni. Selle põhisõidu võitja nael aga on kõigest 6 punkti tagapool. Kolmanda kohal sõitjate arvestuses on Bruno Del Pino 10 punkti taga. Tema kusjuures on siis ainus, kes on igal sõidul sel aastal punkte teeninud. Ning neljanda kohal 11 punkti taga on Freddie Slater. Vorm 2 sai kvalifikatsioonivõidu taas kord Rafael Camara. Tema siis võitis ka kvalifikatsiooni Monacos. Sprindisõidu võitis India sõitja Kushmaini. Tema siis Miami's sai kvalifikatsioonivõidu ning see on tema karjääri 3. etapivõit vorme 2 sarjas. Tagapool Gabriel Mini suutis sõita mööda Nikola Tšolovist teise koha nimel. Et selles mõttes läks tiitli rivaalide vahel üsnagi põnevaks. Põnevust oli veel põhisõidus, kus oli võimalik näha erinevaid strateegiaid. Et seal siis erinevalt vorme 2 sprindisõidust ning vorme 3 sõitudest on kohustuslik 1 boksi peatus ning erinevalt vorme 1-st on seal hoopis 2 kuiva ilma rehvide segu, et ongi üks selline pehmem ja üks kõvem rehvi segu. Ja siis oligi näha erinevaid strateegiaid. Stardis läks juhtima Alex Dunn, aga sõidu võitis ikkagi Rafael Camara, kes tegi sellise strateegia, et alustas pehmemate rehvidega, sõitis oma rivaalidest nendega kauem ning kui ta pärast boksist välja tuli oma kõvemate rehvidega, siis ta oli natukene kohti kaotanud, aga ta olid nüüd vähemalt värskemad rehvid ning tänu neile sai eesolevatest rivaalidest mööda sõita ning oma karjääri esimese vorme 2 etappi võita. Tagapoolt tuli ka natukene teistsuguse strateegiaga Nikola Tšolov. Tema üldse alustas kõvemate rehvidega ning läks hiljem pehmematele üle, tänu millele oli ta siis samuti rivaalidest üsna palju rohkem kiirust ja siis lõpuks tuli üle finišijoone teisena. Aga peale sõitu siis ta sai 5 sekundit karistada, sest üks möödasõit oli tulnud rajab maas ehk illegaalselt. See siis kukutas ta poodiumilt maha 4. kohale. See tähendas seda, et teisena lõpetas Alex Dunn ja 3. Gabriel Mini. Nemad siis sõitsid sellise strateegiaga, et sõitsid pehmemate rehvidega lühema maa ja siis kõvematega pikema maa. Peale siis seda Barcelona raundi vorme 2 sarjas juhib endiselt sarja Gabriel Mini Itaaliast. 6 punkti tagapool on Nikola Tšolov, 3. on Rafael Camara 17 punkti tagapool ning 19 punkti tagapool 4. kohal on Alex Dunn. Nüüd saame minna selle nädala põhisündmuse juurde, milleks oli vormel 1 Grand Prix. Enne sõitu selgus, et Fernando Alonso alustab boksiteelt, sest tema mootoris vahetati mõned komponendid välja. Aga selles sõidus oli strateegia poolelt päris palju põnevust oodata. Esiteks rada oli päris kuum, et 50 kraadid Celsiuse järgi, mis tähendab seda, et see soodustab rehvide kulumist ja siis nagu peabki rohkem boksipeatusi tegema või rehvide eest hoolt kandma nii-öelda. Ning oligi näha, et stardis päris palju erinevaid rehvide valikuid. Enamus küll alustas nii-öelda nende keskmise kõvadusega rehvidega ehk mediumitega, aga pehmetega siis alustasid Lewis Hamilton, Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz, Esteban Ocon ja Sergio Perez ning lisaks kõvadel rehvidel alustasid Aston Martini mehed. 1 tuld, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld
ja sedasi anti start 66 ringile Barcelona ringrajal. Esiviisik hoidis oma kohti, aga tagapool oli natukene trügimist küll. Charles Leclerc tõusis stardiga 3 kohta, 10. 7. aga Isaac Hadjar seevastu kukkus tahapoole. Tema alustas 6. ning oli esimesse kurvi minnes 14. kohal. Asi oli selles, et tal need tagarattad hakkasid liiga palju pöörlema nii-öelda, et selles mõttes see ei olnud nagu tegelikult täiesti jube start või midagi sellist, et ta ei suretanud mootorit välja või midagi sellist, nagu on mõnel juhtunud sel aastal juba. Aga probleem on lihtsalt selles, et sellel ringi ajal on vahemaa stardist esimesse kurvi hästi pikk nagu. Seega, kui sul see start ebaõnnestub, siis peadki lihtsalt sellega hakkama saama nagu päris pikka maad nii-öelda. Et no kannatad selle all pikemat aega nii-öelda selles mõttes. Aga Hadjar siis pärast hakkas sellest taastuma üpris vägevalt, et oli väga äge näha, kuidas ta näiteks Carlos Sainzist ning alpiini meestest sõitis väljapoolt mööda seda pikemat trajektoori ning sedasi ta neid kohti hakkaski vaikselt tagasi teenima. Huvitav, kas Charles Leclerc sai sellest inspiratsiooni, sest temagi samuti möödus Oscar Piastrist kurvi välisküljest sellest 3. kurvist, mis on selline väga pikk parem kurv raja alguses. Ja selle tulemusena siis Leclerc tõusis 6. Kusjuures enne seda ta oli peaaegu Piastrile tagant otsa sõitnud esimesse kurvi pidurdamisel. Ja no mitte samal ringil, aga ma ei tea, 1 või 2 ringi varem ma oletan. Igatahes, juba 12. ringil hakkasid juba boksipeatused pihta. Peame meeles, sõit on 66 ringi. Et esimesena tuli siis Hamilton ja siis hiljem need teised esiotsa mehed nii-öelda. Aga esimese boksipeatuse käigus esimesed 7 kohta üldse ei muutunudki. Aga muutus siis natukene rohkem tagapool. 8. tõusis Isaac Hadjar, kes jätkas oma möödasõitude tegemist. Liam Lawsonil oli üpris aeglane peatus, tema kukkus 9. ning Nico Hülkenberg oli 10. kohal. Samal ajal siis oli juba neid katkestamisi tulemas. 6. ringil juba katkestas Lance Stroll, temal avastati probleemi käigukastis. 15. ringil tuli boksi, et katkestada ka Valtteri Bottas. Temal oli vist, ma saan aru, et nagu justkui see komponentide säästmine nii-öelda, et nagu autot mitte kahjustada, et nagu neil polnud just väga millegi nimel võidelda või midagi sellist. Ja siis, et parem lihtsalt katkestab juba, sest nagu, et mitte riskida mingi komponendi purunemisega või midagi sellist. Aga kahtlemata kõige huvitavam katkestamine oli Nico Hülkenbergi kahjuks. Tema siis tuli 10. koha boksi ning pidi katkestama. Ja, aga põhis oli siis selles, et tema ees Liam Lawson pani ühes kurvis rattad justkui sinna natukene kruusa välja peale. See siis nagu pani mõned kivid seal natukene lendama, eks ole, sellelt raja pealt nii-öelda. Ja see kuidagi suutis Nico Hülkenbergi auto nagu aktiveerida süsteemi, mis siis lülitab mootori välja. Et nendel autodel, vorm 1 autodel ongi kohustuslik see, et seal külje peal on nagu kas selline kaabel või rõngas nagu, mida tõmmates siis mootor lülitab end välja ja siis tulekustutid lähevad tööle. Et see on siis turvalisuse huvides üks disaini element vormel 1 autodel. Ning mis juhtus? Arvatavasti oli see, et kui see Liam Lawson sõitis üle selle kruusa välja, siis kivi kuidagi suutis selle süsteemi aktiveerida, mis tõttu siis see Hülkenbergi mootor suri välja ning siis ta pidi boksi roomama ning sellega oli tema jaht punktide nimel lõppenud.
väga kummaline juhtum, aga jah, kahju. Eespool siis juba 28. ringil hakkasid taas boksipeatused pihta. Nimelt siis tuli Lewis Hamilton juba teist korda boksi, seekord siis keskmise kõvaduse rehvide peale. Mis siis aga tähendas seda, et Hamilton tõenäoliselt üritab 3 peatust teha ning ees olevad Mercedese mehed seevastu aga näisid tegevat 2 peatust. Nüüd Hamiltonil on see eelis, et kui ta teeb neid rohkem peatusi, siis ta saab värskemate rehvidega sõita, mis tähendab seda, et ta on kiirem, eks ole. Aga siis tal on ikkagi rohkem seda ajakulu boksides. Nii, ent tegelikult oligi näha, et niipea kui see Hamilton tagasi rajal oli, siis ta pani päris kiireid ringiaegu seal. Ja siis eespool samal ajal siis Antonelli juba hakkas Russellit ründama seal, aga mööda veel ei saanud. Ning lisaks sai ka rajapiiride ületamise eest hoiatuslipu, ehk selle mustvalge lipu. See tähendab seda, et kui ületab veel rajapiire, siis saad karistada. Aga kui 2 meest võitlevad ees, siis võidab see 3., kelleks oli Lewis Hamilton, sest Mercedesed ju kaotavad omavahel võideldes aega, eks ole. Ja siis Lewis Hamilton saab nagu sellega veel lähemale sõita. Igatahes siis umbes 10 ringi peale Hamiltoni boksipeatust olid ka boksis siis nii-öelda need esikolmiku mehed, kelleks olid Russell, Antonelli ja Norris. Norris tuli kõige varem selles kolmikus boksi, lootuses, et äkki saab nii-öelda nõnda nimetatud inglise keeles undercut'ida ehk otsetõrkes justkui alt lõigata. Mõte on siis selles, et teenib koha varem boksi tulles nii-öelda. Ning see napilt ebaõnnestus, et Antonelli tuli boksist välja napilt Norrise ees, aga Russellist ei saanud kumbki ette. Tema oli endiselt sellest duost ees nii-öelda. Aga Russellist omakorda oli 15 sekundit ees Lewis Hamilton, kes aga pidi vähemalt 1 boksipeatuse veel tegema. Samal ajal siis üritasid need teised varavalt lõpuni sõita. Aga siis jälle, nagu Monacoski, muutis sõidukäiku Aston Martini mees. Seekord siis Fernando Alonsol andis aku otsad, mistõttu siis ta oli sunnitud raja kõrval peatuma ning katkestama. Selle tulemusena tuli siis rajale välja virtuaalne turvaauto, millal siis Lewis Hamilton tegigi oma 3. boksipeatuse, pani kõvad rehvid alla ning tuligi boksist välja esimesena. Ta tuli üsna napilt Russelli ette. Ehk siis peale seda virtuaalset turvaautot Hamilton juhtis, Russell 2., Antonelli 3. ja Norris 4. Ning Hamiltonil oli lisaks see eelis, et tal olid nüüd natukene värskemad rehvid kui teistel, mis võibki olla tegelikult päris suur eelis, kui see kuum rada soodustab rehvide kulumist. Aga jah, eespool siis peale seda virtuaalset turvaautot Hamilton hakkas teiste eest ära sõitma, et Russell, Antonelli ja Norris jäidki maha. Et need 3 siis jäid tegelikult üsna tihedalt kokku. Samal ajal Hamilton siis tekitaski umbes sellise, võib öelda 15-sekundilise edumaa järgneva 20 ringiga. Kui oli veel sõita selline 5, võib-olla 6 ringi, siis hakkas Mercedeste tiimikaaslaste vahel järjekordselt võitlus pihta. Antonelli suutis siis Russellist mööduda teise koha nimel, aga järgmisel ringil sai Russell temast mööda. Põhiseks oli see, et Antonellil oli auto elektrisüsteem otsad andnud, ta pidi raja ääres peatuma ning katkestama, kui oli sõita veel kõigest 5 ringi. Selle tulemusena tuli välja virtuaalne turvaauto. Kusjuures, nagu umbes selles samal ajal tuli probleeme ka Charles Leclerc'il seoses hüdraulikaga, et ta siis kaotas nagu roolivõimu, ehk ta oli raske keerata, ta oli raske pidurdada,
tal oli raske käiku vahetada, et siis tema õnneks sai boksi tulla, aga pidi sealgi katkestama. Ning samuti lõpetas oma sõidu Olli Beermann. Ehk ütleme, et selle 1-2 ringi jooksul oli justkui 3 katkestajat korraga ja see oli nagu ainult 5 ringi enne finišit. Peale seda Antonelli katkestamist olulisemaid kohavahetusi vist ei olnudki ning 66. ringil tuli Lewis Hamilton esimesena üle finišijoone. Ta sai lõpuks ometi Ferrari roolis etapivõidu. Kusjuures ta on esimene mees, kes on nagu vähemalt 40-aastasena etappi võitnud alates 1994. aastast ning tegelikult ongi üldse vanim etapivõitja alates 1970. aastast, mille võitis etapi vanameister Jack Brabham. Teisena lõpetas sõidu George Russell ning kolmandana Lando Norris. See aga siis tekitas veel ühe ajaloolise statistika. See oli esimene poodium, kus olidki ainult Briti sõitjad alates 1968. aastast. Ning üldse esimene poodium, kus on ainult ühest rahvusest mehed üle 40 aasta jooksul. Neljandana tuli üle finišijoone Max Verstappen, seejärel Oscar Piastri. Nemad siis olid veel Hamiltoniga samal ringil. Hamiltoni osas kusjuures veel üks huvitav detail. Hamilton sai just sellel Barcelona rajal nüüd oma esimese võidu Ferrari'ga. Aga kes sai veel oma esimese Ferrari võidu just sellel rajal? Michael Schumacher, täpselt 30 aastat varem. Igatahes siis ringiga maas lõpetas 6. kohal Isack Hadjar, samal positsiooni, kus ta siis alustas. Seejärel tuli Pierre Gasly üle finišijoone 7. Hea sooritus, arvestades seda, et autol ei tundunud väga kiirust olevat. 8. tuli esialgu üle finišijoone tema tiimikaaslane Franco Colapinto, aga tema sai siis 10 sekundit karistada, sest ta olevat rikkunud reegleid kollase lipu all, mistõttu sai ta 10 sekundit karistada ning seetõttu kukkus 10. 1 punkt seegi. See tähendas seda, et 8. lõpetas Liam Lawson ja 9. Arvid Lindblad. Racing Bullsid jälle teenisid topeltpunkte et Racing Bullsidel tundubki kuidagi see hoog sees olevat ning siis 10. kohal ja Colapinto selle 10 sekundise karistusega. Edasi siis 2 ringi maas lõpetas Gabriel Bortoleto 11. kohal, Carlos Sainz 12. ja Esteban Ocon 13. kohal. Sergio Perez 14. kohal oli 3 ringi maas juba. Seejärel järgnesid need mehed, kes üle finišijoone ei jõudnud. Nendeks olid siis Charles Leclerc, kellel oli probleeme hüdraulikaga seoses, Antonelli, kelle elektrisüsteem andis otsad, kusjuures Antonellile anti peale sõitu 5-sekundiline karistus rajapiiride ületamise eest, kuigi see tegelikult tulemust ei mõjuta. Ning Olli Beermann, kes siis tuli boksi üsna hilja. Aga kusjuures need 3 on endiselt klassifitseeritud sellest sõidust, sest vormel 1 on selline reegel, et olla klassifitseeritud nagu ühes etapis, siis pead läbima 90% selle sõiduvõitja distantsist. Ehk näiteks, kui sõidupikkus on 50 ringi, siis et olla klassifitseeritud, siis pead läbima 45 ringi. See aga tähendab seda, et Alex Albon, kes lõpetas 11 ringi maas, ei olnud klassifitseeritud. Albon siis tuli sõidu keskel boksi, et ma saan aru, et mingi kaamerat parandada või midagi sellist, ma mäletan, et seda pardakaamerat. Ja siis hiljem lihtsalt ta sõitiski nagu justkui testisessiooni et koguda auto kohta rohkem andmeid. Et seega 3 meest, Leclerc, Antonelli ja Beermann sõitu ei lõpetanud, aga nad olid klassifitseeritud, samal ajal Albon, kes lõpetas, ei olnud. Ning siis 4 sõitjat, kelle tulemus ongi nagu ei lõpetanud sõitu, on Alonso, Hülkenberg, Bottas ja Lance Stroll. Peale seda sõitu siis Antonelli endiselt juhib
seda sõitjate arvestust, see ei ole kellelegi üllatus, tal on 156 punkti, Lewis Hamilton on nüüd temast 41 punkti taga. Seega võibki paljud tekkida küsimus, et kas Lewis Hamilton võibki selle aasta tiitli võita. Minu arvates oleks ikkagi vaja veel rohkem näha, et ma ei tahaks öelda lihtsalt selle etapi põhjal, et Hamilton nüüd kindlasti võidab tiitli ning kui aus olla, siis Ferrari auto tegelikult oli hea küll, aga hästi palju aitas kaasa ka see, et seda nüüd natukene veider öelda, aga Ferrari strateegia oli hea. Ja seda on nagu väga veider öelda, arvestades seda, mis on Ferrari strateegia osakonnas nii-öelda mõnikord juhtunud, aga tõesti, sellel pühapäeval oli neil hea strateegia. Ning aga kas nüüd Hamilton saab tiitli nimel võidelda, selles ma nagu veel kahtlen. Jah, ikkagi tahaks rohkem näha. Aga muidu sõitjate arvestuses siis võrreldes Monaco GP-ga pärast Gasly poodiumi taastamist ei olegi suuri muutusi. Ainus kohavahetus ongi see, et Norris sai Piastrist etta. Norris on nüüd 5, Piastri 6, aga ma käin siis igaks juhuks üle ka, et mis seis seal Gasly piirkonnas on jääda pärast tema poodiumi taastamist. Gasly on siis 8, Hadjar 9, Lawson 10 ning Beerman 11. Konstruktorite arvestuses muutusi ei olegi. Mercedes endiselt juhib, Ferrari on siis Mercedeses 72 punkti taga, McLaren Ferrarist omakorda 49 punkti taga. Ning siis Red Bull, Alpine, Racing Bulls, Haas, Williams, Audi, Aston Martin ning 11. kohal Cadillac, ainus punktideta tiim sellel aastal. Ja nüüd eelvaade tulevasele Austria GP-le. Austria GP toimub siis Red Bull ringil. See on selline üpriski rikka ajalooga rada vormel 1 sarjas. Et see on tegelikult olnud kalendris juba aastast 1970. Tollel ajal oli see veel Österreich ring, ehk tõlkes justkui Austria ring. See oli selline teistsugune võrreldes selle tänapäevasega. Et see oli selline hästi palju kiirem ja palju ohtlikum rada tegelikult. Et selle ohtlikkuse tõttu langes see vormel 1 kalendrist välja aastal 1987. Tagasi tuli see 90ndate teise poole siis selle sama raja konfiguratsiooniga nagu tänapäevalgi, aga tollel ajal oli siis selle nimi A1 ring ning oli kalendris kuni aastani 2003, langes sealt välja ning tänapäevase nime all Red Bull ring tuli see tagasi aastal 2014. See rada pesitseb Austria mägedes mitmesaja meetri kõrgusel merepinnast ning tegelikult sellel rajal ongi iseloomik ka see, et see kõrgust muutub üsna palju selle ringi jooksul. Ring ise on muidu väga lühike. 4,3 kilomeetrit, kurve on kõigest 10 ning ringi aja pikkus on terve hooaja jooksul kõige lühem, et kvalifikatsioonis natukene üle minuti. Ja siis see võibki kvalifikatsioonis tekitada sellise olukorra ka, et nagu raske nagu seda head vahet leida nii-öelda, et no kui see ringi pikkus on nagu ainult minut, siis nagu ei olegi just võib-olla nagu kõige rohkem ruumi nende autode vahel nii-öelda ja siis ongi raske seda head puhast õhku saada oma ringi jooksul nii-öelda. Aga muidu selle raja alguses on pikad sirgad ning aegsed kurvid, ehk seal on justkui oluline, et sul oleks hea mootor nii-öelda, aga samas ringi teisel poolel on palju selliseid kiireid kurve, mis nõuavad head aerodünaamikat ning teebki sellest nagu pigem sellise keskmise aerodünaamilise survejõuga raja nii-öelda, võib-olla isegi kõrge. Ja sellel etapil ongi üpris palju ajalugu, eriti nagu sõitude finišite osas. Näiteks 1982
oli fotofiniš Elio de Angelis ja Keke Rosbergi vahel, kes siis tollel aastal sai tiitli. Vahe nende vahel oli 0,05 sekundit. Aastal 2002 oli siis see kurikuulus Ferrari tiimi käsud nii-öelda, et paluti Rubens Barrichello'l mööda lasta tema tiimikaaslane Michael Schumacher ning seda ta tegigi selle viimasel ringil, viimases kurvis. Et see siis ei leidnud üldse toetust Vormel 1 fännide seas ning selle tulemusena, kus siis need tiimikäsud keelustatigi 10 aastaks Vormel 1 sarjas. Aastal 2016 põrkasid Mercedese tiimikaaslased kokku viimasel ringil ehk Lewis Hamilton ja Nico Rosberg. Hamilton suutis ikkagi sõidu võita, Rosbergi auto seevastu sai karistada ning lisaks sai ta 10-sekundise karistuse, mistõttu siis ta langes poodiumi kohtadelt välja. Ning 2 aastat tagasi oli ta oma Lando Norrise ja Max Verstappeni vahel, kui oli kõigest paar ringi sõita ning selles samas 3. kurvis põrkasid nad kokku, mille tulemusena siis mõlemad autod said kahjustada. Verstappen küll suutis end punktikohtadele sõita, aga Norris pidi katkestama ja selle etapi võitis siis George Russell. Et seega jah, eriti selle sõidu lõpuosas on sellel üsna palju ajalugu. Aga kellele tasuks siis Austria GP-l pilku pöörata? Nagu ikka, nomineerin siis 3 meest nii-öelda. Üllatusmees punktidel ma ütleks Nico Hülkenberg, sest Audid tunduvad nende sirgete päris kiired olevat. Näiteks Barcelonas ju sellel teisel ringil minu meelest tegi ka Bortoleto selle hooaja kiiruse rekordi 360 kilomeetrit tunnis. Ning nojah, sellele aitas kaasa ka see, et ees olid autod nii-öelda, et mis vähendasid seda aerodünaamilisi survejõude ning takistusjõudu, mistõttu siis auto saabki paremini kiirendada ja saavutada kõrgemaid kiiruseid, aga ikkagi Audi ongi see tiim olevat, tundubki see tiim olevat, mis kihutab sirgete peal nii-öelda. Ning lisaks Hülkenberg on viimastel aastatel Austrias päris tugev olnud, et ta on viimasel 3 aastal selle nädalavahetuse jooksul punkte teeninud. Et 23. aastal näiteks oligi sprindisõidul üsnagi üllatusmees, kuigi Haas ei olnud tollel aastal üldse hea tiim. Ning eelmisel aastal alustas viimased kohalt, tuli 9. Seega, võib-olla saab Hülkenberg siin hooaja esimese punkti kätte. Üllatusmees nagu selline üldine. Ma ütleks, et see on tema tiimikaaslane Gabriel Bortoleto. Nagu jällegi, see Audid võivad isegi päris tugevad olla, et nad on kiirust näidanud kindlasti, ning Bortoleto lisaks sai just Austrias eelmisel aastal oma karjääri esimesed Vormel 1 punktid. Ning kes võib selle sõidu võita? Selles osas ma isegi vaataks McLarenite poole, et McLarenid tunduvad päris kiired olevat ikkagi. Kuigi Piastri seda võib-olla nii väga ei näidanud, aga Norris tegelikult pidas sammu küll nende Mercedese meestega. Ning lisaks see on Norrise jaoks päris hea rada olnud, et aasta 2020 saigi Norris just siin oma karjääri esimese Vormel 1 poodiumi finiši ning eelmisel aastal võitis ka selle etappi. Ning üle-eelmisel aastal võitles ka selle võidu nimel, enne kui see kokkupõrge tuli. Seega ma pakun, et Lando Norris võib selle aasta Austria GP võita. Ning siis ka lõpetuseks Austria GP ajakava. Sõidavad ka Vormel 2 ja Vormel 3 sarjad, aga siis toon välja need sündmuste ajad Vormel 1 puhul. Reedel 26. juunil kell 14.30 on esimene vabatreening, kell 18 teine vabatreening. Laupäeval 27. juunil kell 13.30 kolmas vabatreening, kell 17 kvalifikatsioon ning pühapäeval
28. juunil kell 16 on vormel 1 Austria Grand Prix. Ehk tegelikult need sõitude ajad on täpselt samad, mis selle Barcelona-Kataloonia GP puhul. Ning ma arvan, et sellega võime nüüd siis saate lõpetada. Nagu ikka, suur aitäh, et kuulasite. Muideks, soovitan siis esimest vabatehningut vaadata, sest Paul Aron sõidab siis taas kord seal Audi roolis. Aga jah, jääme siis Paul Aroni sõitu ootama. Kohtumiseni!